Tere! Selline vaatepilt, kus pool tuba on suitsu täis, on käinud eestlastega koos sajandeid. Tänane saade tuleb reheahjudest. Saates tulekul. Ilmunud on uus reheahju raamat. Saame teada, kuidas vanasti ikkagi suitsu sees elati. Räägime erinevatest reheahjutüüpidest ja probleemidest. Vaatame lähemalt üht taastatud ahju. Reheahjud on sajandeid kütnud soojaks ruumikaid rehielamuid. Täna on neid ainult Eestile omaseid küttekehi alles 2000 ringis. Enamust neist on kasutusest väljas, pahatihti ka lausa välja lõhutud. Ometi on reheahi olnud kord kesksel kohal meie esivanemate igapäevaelus ja kultuuriloos. Ilmselgelt on sellel olnud kesksel kohal, vägagi füüsiliselt kesksel kohal. Et kui võtta, siis kusagil 13. sajandist tekkisid meil siis niisugused rehemaja tüüpi elamud, siis nende põhiliseks küttekehaks on sellest ajast saati olnudki reheahjud. Ja nad siis on oma aja jooksul arenenud küll, aga põhiline mõte on neil sama, et oma suure massiga siis lihtsalt kompenseerida seda suurt õhuleket, mis nendel palkmajadel on. Et võib küll neid samblaga tihendada, aga paratamatult nad ei pea väga hästi seda sooja. Et kaminaga neid kütta on suhteliselt lootusetu ettevõtmine. Lisaks siis sellele kütmise funktsioonile on siis reheahju põhilisemaid funktsioone olnud vilja kuivatamine ja sellele lisaks veel siis on väiksemaid, aga ka olulisi tegevusi, mida on võimaldanud see ahi, siis toidu valmistamine, siis magamisase on ta olnud. Neis piirkondades, kus pole olnud sauna, on selle peal ka viheldud. No kui te olete käinud oma ringkäikudel mööda Eestimaad ja inspekteerinud rehielamuid, siis mida te olete näinud, et mis on saanud nendest reheahjudest? No, siin on väga erinevaid saatusi nendel reheahjudel. Jaotada siis kolme lahtrisse. Üks on see, kus need reheahi on lihtsalt välja lõhutud, siis nõukaajal või juba varem, kui sinna rehetuppa on tehtud köök, siis ei ole sellest enam midagi saanud. Siis on need, kus on see reheahi on jäänud kasutusest välja, et siis ta on põhimõtteliselt panipaigaks muutunud. Ja kuna seal reheahjul ega sellel toal enam funktsiooni ei ole, siis ta lihtsalt seisab ja kogub tolmu. Ja siis on need, mis on mingisugusel määral kasutuses püsinud selles rehetoas. Ja nende tehniline seisukord on ikka väga seinast seina. Et on neid, mis on kokkukukkumise ääre peal ja on neid, mida on hoitud järjepidevalt korras. Et põhilised mured nende reheahjudega tänapäeval on seotud siis selle kasutusega. Et kuna rehemajad on tihtipeale jäänud maakodudeks ja maakodusid tahetakse ka talvel kasutada, jõulude ajal või mõnel muul ajal, siis minnakse sinna ja tahetakse sellele suurele ahjule kiiresti tuli alla teha, et see tuba soojaks läheks. Aga seda ei juhtu, sellepärast et see 5-8 tonni kivimassi lihtsalt ei soojene selle aja jooksul. Tulemuseks on see, et need kolded lõhutakse ära. Korstnud pigitavad ja muutuvad tuleohtlikuks. Ehk siis seda tüüpi ahjude kasutusviis on ikkagist pidev küte. Kui tahta seda tuba soojaks saada, siis peaks mõtlema võib-olla mõne muu küttelahenduse peale, et mitte seda ahju lõhkuda. Nõuanded ja soovitused reheahju omanikele, ülevaated ahju tüüpilistest vigadest ja probleemide lahendustest on pandud kokku raamatuks Reheahi. Me loodame, et sellest on abi nii majaomanikele, et nad mõistaksid paremini oma ahjusid, kui ka siis potseppadele, kes oskaksid selle võrra paremini oma teadmisi ka praktikasse rakendada, just reheahjude puhul. Lääne-Eesti tüüpi Köstri-aseme talu rehemajas Eesti Vabahumuuseumis on spetsiaalselt meile küdema pandud suur lahtise kerisega reheahi. Nii saame meiegi hetkeks ajast tagasi minna ning kogeda kunagist kütmisviisi. Siin me nüüd siis istume ja reheahi on pandud küdema ja tuba on suitsu täis ja minul on kohe see küsimus, et kuidas ikkagi vanasti niimoodi elati? Jah, tihtipeale mõeldakse, et kuidas inimesed niimoodi küll elasid. Aga sellel ajal, kui ahju köeti
olid inimesed tööl. Kodus olid vanemad inimesed, kes enam tööl käia ei jõudnud, ja lapsed. Sellel ajal, kui ahju köeti, üldjuhul toas ei istutud. Küll oli vaja siis loomi talitada, muid toimetusi teha. Vahepeal küll pandi hagu peale, aga üldjuhul sellel ajal toas ei oldud. Kütmise protsess ise ka võtab ju kõigest 3-4 tundi maksimum. Siis selitati, lasti suits välja ja tuba oli puhas. Kas sellest piisas 3 tundi päevas siis kütta? Jah, seega kui me nüüd praegu oleme harjunud, et ahju köetakse halupuudega, siis omal ajal halupuu, see oli puhas raha ja ega mõisnik ei lubanud seda kütta. Korjati metsa alt hagu ja köeti enamalt jaolt hagudega. Ja seega hagude tuli on intensiivne, päris kiiresti annab oma energia välja. See suits, mis siit ukseaugust välja läheb või siis räpnaaugust, see on tõesti selline 30-40 kraadi. Ja see tähendab ka seda, et kogu see energia, mis sealt ahjus põlemisest tekib, püütakse siis sinna kerisahju ja samas ka sellesse ruumi kinni. Et kui näiteks põlemise protsessis seal ahjus on temperatuur kuskil 600-800 kraadi, välja läheb 30-40 kraadi suits, see tähendab seda, et selle ahju kasutegur on väga kõrge. See suits tekib siia sellepärast, et sellel ahjul ei ole korstent. Ütleme nii, et korstnad tulid nüüd ülemöödunud sajandi keskelt ja pigem juba lõpupoole, kuigi talumehed ei olnud eriti nagu päri korstnaid peale majadele ehitama, sest see tähendas jälle paar tihumeetrit liigset küttematerjali, et kui sa ikkagi 100 kraadi pluss sinna korstnasse pead panema, mis muidu, nagu öeldakse, siia majja salvestuks, see tähendas ikkagi peremehele sellist ilmset energia raiskamist. Selleks siis mõeldi erinevaid trikke välja, kuidas see temperatuur või kogu see energia kinni püüti. Kerisele lisaks tehti külglõõre, kuhu omakorda veel tehti keriseid ja korstnasse ikkagi prooviti võimalikult madalat temperatuuri lasta. Kes on nüüd vanu neid korstnaid, kellel on kokkupuuteid olnud, need on kindlasti märganud, et nad on hirmsasti pigitunud. Ja eks see ongi üks see tulem, et kogu see energia kinni püütud ja need kastepunktid ja pigitamisprotsess on siis aktiivselt seal korstnas. Siin toas nüüd on selle suitsuga selline lugu ka, et praegu kuivatatakse vilja. Siin on parte peal viljavihud. Tihtipeale ka nendes rehetubades, kus olid korstnad, sellel ajal, kui vilja kuivatati, avati ikkagi need luugid ja suits lasti tuppa, sest suits on antiseptiline ja aitas viljal säilida. Praegu kasutatakse erinevaid puhtimismeetodeid ja asju, aga omal ajal nagu tagati selle vilja kõrge idanevus ja kvaliteet siis selle sama suitsuga. Kas sellise ahju peal nüüd pesti ka ennast, nii-öelda sauna aseaine? Jaa, täpselt. Siin nüüd pandi pared, lükati siis ahju kohale, istuti parte peale ja siis vihuti ja higistati, visati siis leili sinna kerise peale ja seda tehti. Kuigi kütmise protsessis ikkagi need kivid muutuvad natukene nagu selliseks suitsuseks või tahmaseks, siis need esimesed tahma viskamised võisid päris sellised mustad olla. Reheahjud jagunevad 2 tüübiks. On kerisahjud ja umbahjud. Enamik reheahje on olnud just kerisega. Kerisahju moodustab suur kolle, mille kohale on asetatud kerisekivid. Vanemad tüübid on pealt lahtise kerisega. Uuemad aga juba pealt nii-öelda kummiga kinni ehitatud, nagu ka reheahi 1860. aastal rajatud Pulgatalus Eesti Vabaõhumuuseumis.
see nüüd on 1860, 50, sellest ajast selline tüüpiline ahi, mis on natukene hilisemad, seal juba ehitati need ahjud kinni, ehk see lahtine avaosa muutus väiksemaks, ütleme, et pool meetrit korda pool meetrit ja sinna pandi ette luuk. Ja samas ehitati korsten ja siis oli ka viimalõõrid, mis viisid korstnasse. Tüüpiliselt ehitati see korsten ahju peale, et läks siis ahju nurkast ülesse läbi lae ja läbi katuse. Et selle ahju juures võib nüüd täheldada mõningaid probleeme, et mida tuleks siis silmas pidada reheahju omanikele, et mille peale peaks nii-öelda lamp põlema lööma, et midagi, et on vaja sekkuda, jah? Et mis need sellised vead või sellised ohukohad on siin, et mida saab näidata? Praegu on väga hea näidata, kuna siin on lahtine kerise luuk. Ja see esimene asi, mida kindlasti peab vaatama, on seda, et millises seisukorras on need kerisekivid, et kas nad on tahmanud. Kui ta on must, ei tähenda veel, et ta on tahmanud. Et tahmamiseks tekib selline nagu sammal peale või tekib selline habe peale. Et kui siin tähelepanelikult kivide vahel vaadata, siis on mõnes kohas isegi on sellist tahma näha. Ja see tähendab, et on paras aeg seda kerist puhastada. Et tänapäeval on kaasaegsed vahendid, et saab tolmuimejaga ja selliste kaasaegsete vahenditega neid puhastada. Siin on nüüd näha ka konstruktsioonilisi kahjustusi, mis on tekkinud soojuspaisumisest. Kui nüüd vaadata nende pragude ulatust, siis siin oleks juba paras aeg asuda, nagu öeldakse, põhjalikumale taastamisele. Et need praod peaks avama, puhastama, et näha, kui sügavad nad on, kui kaugel nad siia ahju sisse lähevad. Et kui oluliselt nad kogu seda ahju konstruktsiooni nagu on kahjustanud. Aga mis selle pigiga saab? Kuna tegemist on lahtise kerisega, siis kõige parem on võtta kuuse oksast luud ja sellega pühkida. Võtab kõige paremini pigi maha. Päris valgeks sellist ahju kahjuks enam ei saa. See pigi on juba läinud siia päris sügavale savi sisse. Nii et sellised moodsad valged interjöörid, nagu praegu moes on, et siis see jääb antud ahju puhul ära. Ja sellise avatud kerisega ahju puhul ei ole see kahjuks mõeldav. Nii, aga nüüd me oleme siis ahju suu ees. Kui me nüüd siia ahju sisse vaatame, siis on näha seal mõned kivid, mis on võlvide vahelt läbi vajunud. Ja see on kindel märk sellest, et kerise peaks lahti võtma ja uuesti lappama. Need põlenud kivid välja vahetama ja asendama uute kividega. Mis sellise reheahju taastamise juures on see kõige keerulisem või tuleb ette ka olukordi, et kus reheahi on taastamatu? Ja kõik sõltub sellest, millises seisukorras on tema müüritised. Et siin on nüüd näha sellist soojuspaisumisest tekkinud pragusid. Aga need praod võivad olla tingitud päris mitmetest erinevatest asjadest. Kuna ahi on tihtipeale rehekarbi konstruktsiooniline osa, ehk siis rehekarp toetub ahjule, siis kui on vajumised ja kogu see rehekarbi raskus näiteks toetub ühele servale, ahju servale, siis võib olla siin tekkinud sellised praod, mis näitavad, et see surve sellele koldele on liiga suur ja seda näeb, et kindlasti peab selle rehekarbi toestamisega tegelema ja uuesti selle müüritise, nagu öeldakse, lahti võtma ja need kriitilised sellised praod ja asjad kõrvaldama. On ka, ütleme, et vanadel majadel tihti, kus on katuse läbijooksud ja on niiskuskahjustused, kus vesi on uhunud
siis segu sealt kivide vahelt välja. Et sellisel juhul ka tihtipeale ei piisa sellest, et ainult need praod kinni panna, vaid peab terve selle müüritise nagu uuesti taastama. Kui nüüd reheahi korda teha, siis milline kasutegur küttekehana sellel on tänapäeval? Ma arvan, et kui te olete käinud rehetoas, siis te olete tähele pannud selle mõõtmeid. See rehetuba on täpselt samamoodi, ta on 5 meetrit korda 6 meetrit, kõrgusega 4,5 meetrit. Ta on väga suur ruum ja suur ruum nõuab ka suurt küttekeha, et seda soojust siia piisaval hulgal anda. Et siin ei piisa väikesest ahjust. Sellepärast ikkagi mõeldes sellele, et sul oleks selline üks küttekolle, mis oleks mõõdukalt soe, et kui sa selle juurest mööda lähed, et sul üks külg kõrvetab ja teine pool külmetab, et sellist efekti ei oleks, siis oleks selline suure pinnaga ahi sellises ruumis võib-olla kõik otstarbekam. Mina tooksin väikese võrdluse võib-olla põrandaküttega, et sul on mõnusalt soe, aga kuskilt nagu ei kõrveta. Et reheahi täpselt samamoodi oma madala temperatuuriga, oma suure pinnaga suudab anda sellise ühtse soojuse ja tagada selle mugavuse. Reheahju teine tüüp umbahi, mida leidub hulgaliselt Hiiumaal, Saaremaal ja Lõuna-Eestis, meenutab oma olemuselt suurt koobast. Umbahju korral on tegemist suure tühja ruumiga, kus on siis koldesuu. Siin toimub põlemisprotsess ja suitsugaasid siis suunatakse ahju ees olevast avast välja. Aga oli siis umbahi sama efektiivne kui kerisahi nüüd oma kütte mõttes? Kui me nüüd vaatame selle umbahju suurust, see tähendab seda, et siin on piisavalt hapnikku või on õhku põlemiseks. Ja siin see põlemine on täpselt samamoodi väga intensiivne kõrgel temperatuuril. Et seda natukenegi nagu ohjata, seda põlemist, siis kasutati selle põlemise ohjamiseks siia avasse kivi panemist. Seda kivi siis pöörati vastavalt sellele, kui intensiivselt seda tuld taheti. Kui seda kivi siia ette mitte panna, on värskelt pandud haod sinna alla, siis see põlemise protsess on nii palju intensiivne, et siit võib sellest avast võis olla kuni meetrine tulekeel väljas. Et seda nüüd piirata, siis oli siin samas on näha koldees on kivi, mis asetati sinna ava ette, et natukene nagu ohjata seda põlemise intensiivsust. Ja siin täpselt samamoodi on nüüd hästi suur siseruum. Suuremad umbahjud on nii suured, et ka täismees võis seal sees püsti seista kuni seal 1,70 m kõrgusega. Kindlasti olete näinud Oskar Lutsu Kevadet, kus apteeker on ahjus. Täpselt samamoodi ta on umbahjus, mis oli eelnevalt köetud. Et külmadel aegadel tihtipeale pandi lapsed sinna suurte umbahju magama, pandi need lambanahad pandi põrandale, ahjupõrandale ja lapsed magasid sees. No see on nüüd ka, eks ju, korstnate variant. See on ka ilma korstnate variant. Ja, nii et see tähendas ka seda, et tuba oli suitsu täis ikkagi? Tuba oli ikka suitsu täis. Ei pääsenud sellest suitsust. Ja nii nagu eelnevalt on juttunud, ega ei tahetud sellest suitsust ka lahti saada. Nüüd avaneb meil aga võimalus rääkida reheahju aktiivse kasutajaga. Aune, kes testi mõttes juba teist hooaega perega rehemajas elab, on lasknud korda teha vana ahju. Perenaise soov seda taastama asudes oli saada endale funktsioneeriva sisu, ent algupärase mahu ja väljanägemisega ahi.
Siis tuli lahendus leida teistsugune, et mida siis mina tegelikult tahan. Ehk siis küsis Hardi Ojaste, et mida tegelikult perenaine tahab. Ja peale selle, et ta võiks olla ökonoomsem, anda sooja paremini välja või ütleme siis salvestada soojust paremini tohutu kivimass, aga samas, et saaks küpsetada leiba, hautada juurvilju, teha liha. Kõik need mõtted ajasid silma särava ja Hardi meister siis mõtles natuke ja tuligi teha niimoodi, et täiesti uus sisu, et ta ei ole enam reheahi. Nüüd ta ongi, kas ma peaks ütlema, leivaahi, reheahju nahas. Me oleme kütnud teda nüüd 2 talve, kuigi ta on pisut veel lõpetada töid, ahjuks tellida ja kõik sellised asjad, aga ta hoiab 3 päeva sooja. Sügisel, eks sa seal hakkad septembri lõpus, oktoobris juba vaikselt sisse kütma, et suve läbi on kütmata olnud, sa hakkad samamoodi sussutama väikselt pisikese terava tulega alguses niimoodi 1 päev või teinekord nädalavahetusel hommikul ja õhtul kodus oled, kütata sisse ja siis ongi 3 päeva tagant. Ja mitu kraadi sisse tuleb siis? Vaat see kraadide asi on huvitav, et peaks ahju seina pealt mõõtma, sest et sul võib ükskõik kui suur ahi toas olla, kui see on nagu maja on hõre, siis aga ta on soe ikkagi, see ruum on soe, tuntavalt soe. Hommikuks kõik lahkub küll lae kaudu ja hakkad, see on siin lähedal, ahju lähedal on alati soe, et see kiirgab soojus, kiirgus on, aga ruumi sees ei püsi nii kaua. Ahju enda soojuskiirgus annab siis selle mugavustunde, vist on selle nimi, ega siis. Nii, aga siis tänasel päeval saad sa teha kõike seda, millest sa kunagi unistasid, et saad leiba teha, küpsetada. Jaa, ahjuga on, tead, see on eriti tore, kui sa kütad selle ahju ülesse ja siis paned reede õhtul, paned haudepotiga liha ahju sisse ja hommikul, kui sa ärkad, siis on tuba lõhna täis ja see liha, mis tuleb siit ahjast, ta sulab suus, pudeneb kontidelt ja see on hoopis teise maitsega kui elektriahjus teha, sest loomulikult meil on siin ka elektriahi, elektripliit suviseks ajaks. Ja alguses oli suvemajana kasutuses, nüüd me oleme proovi pärast 2 talve siin elanud. Kinnitan, et saab hakkama. Kui tahad paigal istuda, siis saab soojad riided lihtsalt selga panna. Enne sai siin Aunega räägitud, et sellest, et millised olid tema soovid seoses reheahjuga, et erinevad soovid olid et mugavused, aga vana kest oleks. Et kuidas te nüüd saite siis sellega hakkama, et kuidas see uus Südamexi ja vana reheahju kesta sisse sai? Kogu see uus ahi sai konstrueeritud, mõeldud, nuputatud selle vana ahju sisse. Et siin kokkupuudet tulega otseselt välismüüritisel ei ole ja selle pinnatemperatuur jääbki kuskil maksimaalselt 40 kraadi juurde, et ta ei tõusegi kõrgemale. Ja seda ka, et alles lõpliku soojuse saab, kui on nädal aega köetud. See kerisosa sai kõik välja võetud, kuna sooviti leiva küpsetamise funktsiooni, aga siis sai tehtud kolle selliselt, et ta küpsetaks ühtlaselt. Sai tehtud arvutused lõõrikäikudele, mõeldud välja sellised lõõrikäigud, mis võimalikult ühtlaselt suudaks kogu seda ahju soojendada, et ei tekiks sisemisi pingeid. Siia peaks tulema ette luuk ja siia peaks tulema soojakapp, mis kütmisel siis võimaldab pikaajaliselt toitu soojas hoida. Et selline oli perenaise soov saada suitsuvaba selline soojakapp ja visuaalselt, kui luuk lahti teha, siis hiljem tuleb arvatavasti mõned sellised kerise kivid tulevad alla, et jätta ka selline kerise mulje. Et kui luugi lahti teed, siis näed, et siin on keris. Siin lees on näha, eks ju, et osade kivide vahelt on siis vuuk puudu, et kas selline olukord on nüüd okei või peaks siin midagi ette võtma? Siin on nüüd näha, mismoodi on puhastatud seda pigitunud vuuke välja, sest ega see pigi
on ju tulnud mööda neid puuke välja, ega ta ei tule siis läbi kivi, ei pressi otseselt. Või siis on voolanud ülevalt allapoole. Ja et seda pinda nüüd korralikumaks saada, siis on vuugid puhastatud. Peremees, kui mahti saab, siis täidab uuesti need vuugid, puhastab kivid ja nii nagu ma olen aru saanud, tahetakse see hiljem siis lubjata valgeks. Loodetavasti saime nüüd selle asja ka selgeks, et ka reheahi vajab säilitamist. Kellel on aga soovi tutvuda lähemalt reheahju hingeeluga, siis võite sirvida seda raamatut Reheahi. Kohtumiseni!